Nii õpilased, teil on siis ülesanne teha enda loetud tekstist selline väike kollaaž või pildiposter, mis võtab kokku siis erinevate piltide või kujutiste näol enam-vähem selle, mida te lugesite. Ja kasutame selleks teile juba natukene tuttavat keskkonda, Spark Adobe, et olete siin varem videosid teinud, aga nüüd ma näitan hästi põgusalt, et kuidas siin ka saaks teha postrit. Kui te sisse logite, siis tuleb teile ette selline avaleht nagu varasemaltki ja te loote siis projekti ja selle asemel, et teha videot, mis te varasemalt olete teinud, te panete siia kollaaži peale. Nii, mul veel pilte näiteks valmis ei ole, mis pilte ma sinna kollaaži tahan, panen siin skip. Siit te võite ise valida, et millist layouti nii-öelda te soovite. Mina tahan näiteks postri layouti. Paneme next. Ja nüüd tuleb kohe see raske osa, kus peab hakkama nüüd valima, et milline see kollaaž võiks tulla. Mina olen siia varasemalt juba otsingusse kirjutanud kollaaž inglise keeles, et on mul erinevad sellised postritüübid ette, kus saaks nagu teha kollaaži. Ja arvestage sellega, et neid kõiki pilte, mis te siin näete, te saate ju vahetada endale sobivate piltidega või tekstidega. Et teie loetud tekstist ju ka mõnede kohta saab head pilti leida internetist, mõnede kohta võib olla ainult sõna või lause panna. Et te võite sellele mõelda. No mis ma siin näen? Sellist mul ei sobi kasutada, eks ole, et ma tahan, et mul oleks vähemalt selline 4-6 vähemalt erinevat pilte enda loetust. Et näiteks mulle meeldivad need 2 siin, et loomulikult te võite siin ise rohkem uurida, olla loovamad, kasutada mingeid teistsuguseid lahendusi. Võtke arvesse küll seda, et need, kus on sellised kollased märgikesed peal, neid kasutada ei saa, sest need on Adobe Premiumi kasutajatele, mida teie arvatavasti ei ole. Nii, aga ma toon ühe näite, et võtame siit kohe esimese, mis mulle meeldib. Et see on minu projekti põhi. Ja oletame, et mina teeksin nüüd esitlust selle Mesopotaamia kunsti ja kultuuri kohta. Kaua ta mõtleb nii, mõeldud ära. Ja näiteks tahaksin väga panna hästi olulise teema siia sisse Gilgameshi eepos. Sellest nagu väga pilte raske leida, aga näiteks siia saab ka teksti panna. Võtame näiteks siit ühe selle ja ma saan siit selle olemasoleva teksti muuta. Ja näiteks panengi siia kirja, paneme kõik käpsis, siis on ägedam. Gilgamesh, nii. Tuleb siia Gilgamesh, seda saan suuremaks teha, ma saan siin valida värve, suurust, kui suureks saanud, ja nii edasi. Näiteks mesopotaamlased tegelesid väga palju ka ju, eks ole, ennustamise, taevakehade vaatamisega. Et lisada pilti, võtan siit ühe sellise kastikese, mis mulle mesopotaamiaga see kokku ei lähe. Delete ja võtan selle delete content, kustutan mitte küll selle terve ruudu ära, aga kustutan ära siis selle pildi sealt seest. Nüüd on tühi. Nüüd ma tahan siia lisada pilti. Panen add ja võid siia ise lisada, kas mõne teksti hoopis selle asemel. Mina tahan foto lisada. Kas oma arvutist võid selle pildi leida. Võid vaadata ka, mis neil endal siin tasuta piltide juures olemas on. Näiteks kui mesopotaamlased tegelevad ennustamise taevakehade vaatamisega, siis kirjutan siia stars. Vaatame, kas tuleb mingit ilusat pilti. No, vaata, ilusad taevakujutused. Võtan siit ühe pildi, mis mulle meeldib, lisan ta siia kollaaži. Ilus selline pilt. Ja nii ma teen ka nende järgnevatega, et ma võin selle lehmapildi ära võtta, ma ei pea see pilt asemele panema, võin siia panna asemele ka mingit teksti hoopis. Võib panna pildi mingitest jumalatest, kui tahate rääkida näiteks nende kirjaoskusest ja kirjast, siis võib olla ju lihtsalt mingi pilt, mis iseloomustab kirjutamist, mingi pliiatsi ikoon või midagi sellist. Võime proovida, kas me leiame mingi ikooni või sellise mitte päris pildi. Add, ikoon. Ja paneme siia näiteks pen, inglise keeles pliiatsis, eks ole. Näete, siin kohe nagu peaaegu nagu kiilkirjaga oleks kasutanud. Võtame siit, on küll pastakaga kirjutanud, aga lisame selle siia. Et küll ma siis pärast saab juurde rääkida, järgmine kord, kui me neid esitleme, et mida ma selle pliiatsel mõtlen, et nemad oskasid siis kirjutada neil oma kiri, seda kutsutakse kiilkirjaks. Võib siia teise pildi panna savitahvlitest, et lähete Google'isse, panete savitahvel
näiteks otsige, mis on selle ingliskeelne vaste, et niimoodi saab sellise ilusa kollaaži siit valmis teha. Nüüd, kui sa arvad, et sinu kollaaž on valmis, siis sa lihtsalt, eks ole, download. Pigem palun tehke PNG, et ärge PDF-i tehke, seda sa ei saa ka vist. Ja downloadige see endale alla ja jagage siis seda mulle Google Classroomis. Edu teile ja have fun! See on vahva keskkond, kus saab tulevikus ka erinevaid plakateid ja kollaaže siis teha.